Austatud konverentsil viibijad, minu nimi on Martin Talvik ning esinen teile täna videoettekandega, kuna viibin hetkel Saksamaal Karlsruhes Space'i teaduskonverentsil, kus esinen ettekandega, mis on seotud ka minu uurimistööga. Minu uurimistöö teemaks oli siis gümnaasiumiõpilaste suhtumine globaalprobleemidesse ja selle muutumine aastatel 1991 kuni 2012. Globaalprobleemideks peetakse probleeme, mis on tekkinud inimtegevuse tagajärjel ja mida on võimalik lahendada vaid globaalse ühistegevuse tulemusena. Globaalprobleemide lahenemine on seatud sõltuvusse iga indiviidi kaasvastutusest ning selleks, et kaasata inimesi, vajame informatsiooni, mil määral on globaalprobleemid tähtsad üksikisikule ja kuidas suhtutakse nende võimalikku lahenemisesse tulevikus. Minu uurimistöö eesmärgiks oligi selgitada välja Eesti gümnaasiumiõpilaste suhtumine globaalprobleemidesse ning suhtumise muutumine võrreldes 90. aastate algusega. Samuti tahtsin selgitada välja, millised sotsiaaldemograafilised faktorid nagu suguklass, õppekeel ja elukoht mõjutavad õpilaste suhtumist. Samuti uurisin seda, kas esineb seos õpilaste poolt tähtsaks peetavate globaalprobleemide ja meedias enim kajastamist leidvate globaalprobleemide vahel. Tuginesin varasematele uuringutele, nimelt koostasid 2 Poola uurijat 1991. aastal VPQ küsimustiku ning küsitlesid sellega mitme riigi üliõpilasi. Nad andsid ka loa küsimustiku kasutamiseks Mati Talvikule, kes viis aastatel 1991 kuni 1995 samal küsimustikul põhineva uuringu läbi ka Eestis. Küsimustik siis koosneb 39 globaalprobleemi kirjeldavast väitest. Väited on esitatud kujul, et mis juhtuks, kui globaalprobleeme ei suudeta lahendada, ehk kirjeldavad kõige hullemat võimalikku stsenaariumit. Väite järel oli 2 skaalat. Kõigepealt tuli õpilasel määrata, kui tähtis on globaalprobleem tema jaoks praegu. Skaalal 1-5, 1 on see, et ei ole üldse tähtis, 3 on see, et jätab vasta ükskõikseks ning 5 tähendab seda, et globaalprobleem on vastaks väga tähtis. Teine skaala oli protsendiskaala -100 pluss 100, kus tuli määrata, kuidas võib muutuda globaalprobleemi olulisus järgmise 50 aasta jooksul. Pluss 100 tähendas siis seda, et globaalprobleemi olulisus ja tähtsus kasvab katastroofilisel määral. 0 tähendas seda, et olukord jääb täpselt samaks ja -100 tähendas seda, et globaalprobleem lahendab täielikult. Andmete analüüsil kasutasin matemaatilisi meetodeid, nagu aritmeetiline keskmine, standardhälve, korrelatsioonanalüüs, faktoranalüüs, dispersioonanalüüsi meetodid, ANOVA ja MANOVA. Küsitlus viidi läbi siis 13 Eesti koolis, millest 3 olid vene õppekeelega ning kokku osales küsitluses 1391 gümnaasiumiõpilast. Antud koolid võib jagada 7 piirkonda. Nendeks oleksid Tallinn, Tartu, Saaremaa, Lõuna-Eesti maakonnakeskused, Lõuna-Eesti väikeasulad kuni 1500 elanikuga, Tallinna vene õppekeelega koolid ning Ida-Virumaa vene õppekeelega koolid. Püstitasin ka 5 hüpoteesi. Neist esimene tulenes hetkel kehtivast riiklikust gümnaasiumi õppekavast, kus on öeldud, et gümnaasiumiõpilane peab lõpetades tundma globaalprobleeme ning olema valmis võtma vastutuse nende lahendamise eest. Seega oleks loogiline, et gümnaasiumi lõpuklassi õpilased tähtsustavad globaalprobleeme noorematest õpilastest enam, kuna suurem osa õppekavast on läbitud. Paraku osutus hüpotees aga vaid osaliselt tõeks, nimelt naiste puhul. Meeste puhul aga vähenes tähtsustamine klassiti ning seetõttu keskmised tulemused jäid suhteliselt muutmatuks. Teiseks hüpoteesiks oli see, et gümnaasiumi lõpuklassi õpilased on
tuleviku suhtes optimistlikumad võrreldes nooremate klasside õpilastega. Hüpotees aga osutus valeks. Nimelt nii mehed kui naised muutusid 12. klassis pessimistlikumaks, kui nad olid varem. Kolmanda hüpoteesina pakkusin välja, et kuna elukeskkond, koolisüsteem, õppekava, meedia ja kultuuriruum on kõigile ühine, siis ei mõjuta sotsiaaldemograafilised faktorid õpilaste suhtumist globaalprobleemidesse. Hüpotees osutus aga valeks. Nimelt mõjutab suhtumist globaalprobleemidesse oluliselt sugu. Kõikide globaalprobleemide puhul ilmnes tendents, et need on naiste jaoks tähtsamad ning et naised on tuleviku suhtes ka pessimistlikumad. Lisaks mõjutab suhtumist globaalprobleemidesse õpilaste elukoht. Kõige rohkem tähtsustatakse globaalprobleeme just Lõuna-Eestis ning kõige vähem Tallinnas. Ilmneb ka see, et kõige ühtlasem on tähtsustamine just keskkonnaprobleemide osas, mida ilmselt ka koolis kõige rohkem käsitletakse. Piirkonniti ilmnesid ka paljud huvitavad tendentsid. Näiteks tööpuuduse probleemi tähtsustamine korreleerus väga suurel määral reaalse tööpuuduse määraga antud piirkonnas. Kliima soojenemine oli erakordselt tähtis just Saaremaal. Lisaks olid Saaremaal ja väikeasulates tähtsamad sellised globaalprobleemid nagu rahvuskultuuri ja folkloori kadumine ning tsivilisatsiooni haigused olid lausa esimesel kohal nendes piirkondades. Tsivilisatsiooni haigused siis käsitlesid põhiliselt inimkonna praegusest elumudelist tingitud suurt stressi. Samuti ilmnes, et õpilaste suhtumist mõjutab ka õppekeel. Nimelt eestlaste jaoks olid tähtsamateks probleemideks keskkonnaprobleemid ning poliitilised probleemid. Vene õppekeelega õpilaste jaoks aga terviseprobleemid ning sotsiaalsed probleemid. Vene õppekeelega õpilaste jaoks olid kaks kõige tähtsamat probleemi vähihaigus ning terrorism ja vägivald, mis olid eesti õppekeelega õpilaste jaoks oluliselt vähem tähtsad. Samas olid eesti õppekeelega õpilaste jaoks kõige tähtsamad tööstuslik saastatus, looduslike ressursside ekspluateerimine ning ökoloogia, mis kõik on vähemalt või rohkem määral seotud keskkonnaga. Ilmnes ka see, et võrreldes eesti õppekeelega õpilaste tulemustega olid vene õppekeelega õpilaste jaoks oluliselt vähem tähtsamad sellised probleemid nagu rahvuskultuuri ja folkloori kadumine ning väikerahvaste häving. Need tulemused on sarnased 1991. aastal küsitletud Saksa ja Ameerika üliõpilaste vastustega, kes samuti pidasid neid probleeme vähem tähtsateks. Kuna globaalproblemaatika-alase kirjanduse analüüsist ilmnes, et viimaste aastate jooksul ei ole suudetud suurt midagi nende lahendamiseks ette võtta, siis püstitasin ka hüpoteesi, et 2012. aastal tähtsustavad õpilased võrreldes 90. aastate algusega globaalprobleeme enam ning on nende suhtes optimistlikumad. Hüpotees ei osutunud aga tõeks. Nimelt on globaalprobleemide üldine tähtsustamine jäänud enam-vähem samale tasemele, vaadeldes ajaperioodi 1992–2012. Suuresti erineb vaid 1991. aasta, mil küsitlus viidi läbi vaid mõne kuu vanuses Eesti Vabariigis ning õpilasi huvitasid ilmselt lokaalsemad probleemid. Huvitavad tendentsid tulid välja ka seoses kuritegelike probleemidega nagu terrorism ja vägivald, AIDS ning narkomaania. Nimelt olid need probleemid eriti tähtsad ajavahemikust 1992–1995, mil oli ka kuritegevuse tase Eestis erakordselt kõrge ning seda käsitleti palju ka meedias. Ka tuleviku prognoosi osas paistab eriti hästi silma just 1991. aasta, mil õpilased olid erakordselt optimistlikud. Peale seda on aga pessimismi tase aasta-aastalt kasvanud.
Eelkõige on kasvanud pessimism aga sotsiaalsete ja poliitiliste probleemide osas, mille suhtes oleks 2012. aastal pessimistlikumad kui kunagi varem, samuti ka keskkonnaprobleemide osas. Jooniselt näeme ka seda, et läbi aegade on õpilased olnud tuleviku suhtes pigem pessimistlikumad. Ehk nad on arvanud, et globaalprobleemid lähevad tulevikus hullemaks. Samas nägime eelmiselt jooniselt seda, et tegelikkuses ei ole õpilaste suhtumine globaalprobleemide hetkeseisundisse aga muutunud. Viiendaks hüpoteesiks oli see, et meedias kajastatakse samu probleeme, mis on tähtsad õpilaste jaoks. Hüpoteesi tõestamiseks uurisin aktsiaselts Postimehele kuuluvates veebiväljaannetes ajaperioodil jaanuar kuni oktoober 2012 käsitletud globaalprobleemide teemalisi artikleid. Kõigepealt määrasin kõnealust globaalprobleemi puudutavad märksõnad ning teostasin nende alusel otsingu. Ilmnes see, et globaalprobleeme käsitleti 984 artikliks. Kõige rohkem artikleid oli keskkonnaprobleemide kohta, mis olid ka õpilaste jaoks kõige tähtsamad. Järgnesid sotsiaalsed ja poliitilised probleemid. Kõige vähem artikleid oli aga terviseprobleemide kohta, mis olid aga õpilaste arvates tähtsuselt teine probleemigrupp. Seda võib aga põhjendada sellega, et aktsiaselts Postimehel ei kuulu ühtegi spetsiaalset tervisele spetsialiseerunud väljaannet. Kõik teised valdkonnad on aga rohkelt esindatud. Kokkuvõtteks võib öelda, et 20 jooksul on muutunud õpilaste poolt tähtsustatavad probleemid. 2012. aastal olid tähtsamad energiaressursside ammendumine, inimkonna jätkuv kasv ning sotsiaalne ebavõrdsus. Oma tähtsus on kaotanud aga tuumasõjaoht ning kaitseprobleem. Usutakse, et globaalprobleemid on 50 aasta pärast tähtsamad, kui nad on täna ning kasvanud on pessimism eelkõige sotsiaalsete ja poliitiliste probleemide osas. Tänan teid kuulamast ja meeldivat konverentsi jätku!